Ready? Action! Tallinna kesklinnas on õhus tunda särtsu, sest käimas on seriaali Tüdruk Tallinnast võtted. See seriaal peidab endas põnevust, kriminaalsust ja loomulikult armastust. Räägib ta loo, mis algab 90. aastatel Eestis, jätkub siis Ukrainas ja kõige lõpuks tuleb Eestisse tagasi. Ja nii on ka meie võtted olnud, et see armastuse ja lunastuse ja natukene ka kuritegevuse film algab Eestist. Meil olid väga pinevad võtted Ukrainas, kus me natuke mängisime ka Eestit. Esialgu meile tundus, et see on lihtsalt lugu sellest, kuidas üks Eestisse saabunud Ukraina maffiamees armub oma bossi naisesse. Aga kui me hakkasime filmima, siis tuli välja, et see boss tõepoolest armastab oma naist. Ehk et see konflikt on palju elulisem. Kui filmitud saab selline seriaal ligi 6 ajaga, siis eeltöö selleks kestis aastaid. See võtteperiood oli väga omapärane, väga huvitav, et ei saa öelda, et iga projektiga saab sattuda sellistesse kohtadesse ja selliste inimestega teha koostööd. Nüüd käivad võtted Eestis, enne seda filmiti ka 26 päeva Ukrainas, kus võtteplatsid ehitatakse varjumispaikade lähedale. See tõi päris palju huvitavaid väljakutseid, huvitavaid jutumärkides. Loomulikult peab arvestama hetke olukorraga, et sõda käib ja on teistmoodi olla seal platsil ja üleüldse selle ajal Kiievis on olnud. Me saime päris mitu suurt rünnakut üle elatud ja oma silmaga nähtud, aga see mitte kuidagi ei takistanud meie tööd. See on väga imelik, aga Ukrainas praegu filmitakse päris palju. Ja miks filmitakse? Tegelikult sellepärast, et see on omamoodi vastupanu vorm. Sest mida venelased soovivad, nad soovivad ju igasuguse Ukraina kultuuri, ukraina keelse kultuuri hävitamist, seisma panemist ja just nimelt näiteks sellepärast paljud Ukraina näitlejad on nii-öelda bronni all. Neid ei võeta armeesse selleks, et see keel ja kultuur jääks alles. Üle 100 inimese teeb tööd selle nimel, et see seriaal televaatajateni tuua. Seriaali teeb eriliseks see, et see on Eesti, Ukraina ja Bulgaaria vaheline suur koostööprojekt. Sari valmib Eesti Telefilmi ja Go3 televisiooni koostöös. Mis keeles siis see film tuleb? Me teeme niimoodi, et kõik räägivad just nagu selle sündmuse päris keeles. Et maffiamehed Eestis 90-ndatel räägivad vene keeles, Eesti politseinikud räägivad eesti keeles ja ukrainlased kaasaegses Ukrainas räägivad niimoodi, et need, kes on päris ukrainlased, need räägivad ukraina keeles ja need, kes on pätid, need räägivad jätkuvalt vene keeles. Vabandage! Tere! Kas te elate siin? Excuse me, I don't understand. Вы живете здесь? Живу? Да, живу. Kuidas laheneb maffiabossi ja naise vaheline armastuslugu ning miks on mängus politsei? Kas inimesel on võimalik välja teenida andestus ja lunastus? Kõik vastused saab juba 2027. aasta alguses, kui Tüdruk Tallinnast eksklusiivselt Go3 telelinale jõuab.